mõned asjad. Tulen Kavastu Alkon lasteaiast ja toon teile päikesekiire kosmosest, mille on joonistanud meie 4. klassi õpilane Alfred. Soovin teile palju õnne ja et oleks teil igast päevas päikesekiir, nii nagu Alfred näeb. Meie toome õnnitlusi ja soove Lunja keskkoolist. Ja soovime, et selles ajaloolises toredas majas ikka oleks hea aura, mis kutsub siia inimesi, kes tulevad siia rustima ja rõõmuga siit lahkuvad. Aga nii nagu Toomas ütles, on sünnipäeva puhul kingitusel eriline roll. Nii ka meie mõtlesime siis pikalt sellel teemal, et mida kinkida oma heale koostööpartnerile Lunja kultuurimaja Vaba Aja Keskusele ja mõtlesime, et seal peaks olema midagi talvist, seal peaks olema midagi, mis toob sõnumit. Ja kui ma võtsin lahti Lunja kultuuri ja Vaba Aja Keskuse põhimääruse, siis seal on niimoodi kirjutatud, et keskusel on oma nimega pitsat ja sümboolika. Ja siis on veel kirjutatud niimoodi, et pitsat ja sümboolika kasutamise korral kehtestab keskuse direktor oma käskkirjaga. Ja nüüd me mõtlesimegi sellele sümboolikale ja meil on nüüd teile, Toomas ja Kadi, motoga siis personaalsed tööriided. Ja selle kohta tuleb siis nüüd, Toomas, nagu siin on kirjutatud, siis sul käskkiri teha, kuidas, kuna seda kasutada. Ja kuna oli ka tarvis midagi talvist tuua, siis meil ei jäänud muud üle, kui me tõime siis jääd koolimaja külmkapist. Ja nii, et need motoga töösärgid on siis raiutud jäässe, kodumaa jäässe ja loodame, et te leiate siis enda seljas hetke ja aega neid kanda. Näitab. Ahaa, no oli jääs. Enne kui Ants helistas mulle, ütles ta siukse lause, et Toomas, kas sa saad seal riideid ka vahetada? Kuidas ta nagu seda nüüd endale siis ette kujutas? Sinu mure. Väike küsimus. Kui väike või kui noor on Vilnimaa kõige väiksem laps? 13. 1,7 ja tema nimel ja meie kõige kogenema nimel on meil 2 soovi, et teil jätkuks vanamoelsust, traditsiooni jätkata, aga ka uuendust, et need põnevad ideed lennukalt edasi läheksid. Aga meil on üks pikk luuletus ka. 1, 2, 3. Palju õnne Tule ääne mina tõesti, et sa ei pääse, ma kallis. Räägi, sest tingitus on nii raske, aga kuna siin on öeldud selliseid sõnu, et
et tuua tagasi siia majja need vana aja peod, mis lõppesid lautaminekuga. Aga nii nagu ütles Luunja lasteaed, siis ka seda värskust, mida te olete siia toonud, et teil jätkuks inimene ja jõudu seda hoida, siis Lõhva lasteaed mõtles täna niimoodi, et tipp see ju pudel. See on päris suur pudel. Ja siin on selline pudel, mis omab nii kunstiväärtust kui ka pisut hoidusust, et tuleks meelde nii tänapäev kui need väärtused, mis kunagi olid suurima loodud. Nii et palun nüüd õnnad selle tohi maha lasta ja publikuga sellega koos ei selge. Palju õnne teile! Luunja kultuurimaja. Meie oleme suur aidarott ja väike aidarott. Tegelikult Luunja aida teate, jõeõdede sulgedes, aga nii juhtub, kui on mitu toredat kollektiivi ühes majas koos, siis kõik ehivadki ennast kõikide sulgedega. Meie tõime ajastule truuks jäädes kristallipisut ja siin sees on midagi sellist, mis igas töös leidub alati üks suhkrutütt, mis teeb pipradega magusaks. Tuleb ikka kinkida maa, siis Luunja Maalaste Seltsi liige Helju Vesa on maalinud, ma arvan, et üsna tuttav maal, et jätkuvalt Luunja kultuurimaja oleks nagu see tamm keset Luunjat ja otsiks kultuuri. Palju õnne teile! Teeme veel vingevaid maadlusvõistlusi. Aitäh! MTÜ Lohva külaselts mõtles inimestele särtsu juurde, et kuna vahest on selle särtsuga probleem olnud, siis me mõtlesime, et kingime teile lausa 30 meetrit särtsu, et iga aasta kohta meetrit, et seda särtsu iia otsa ei lõppeks. Aitäh särtsu eest! Aitäh särtsu! Edasi! On seda? Nii peavad maa juhtama. Kas kõik kuulevad? Ja.
Jaa, kõik kuulavad. Nii, head naabrid, kapteni Keller tervitab teid selle kauni juubeli puhul ja nagu mitmed head sõbrad on siin juba öelnud, et endised legendaarsed Luunja peod peavad tagasi tulemise majja, siis meil selle vastu ei ole midagi, meil pigem hea meelega lükkaksime õla alla sinna ja ütleme teile, kallid sõbrad, et õnn ei ela mägede taga ega kaukumerde randadel, ta öösiti tema padjal magab ja päeval kõnnite kaunitel kandadel. Eks ole, et mida kapteni Keller ikka muud teile tuua saab, kui head manti, joogi ja söögi ja me hoolitseme ikka teie eest hästi. Palju õnne! Austatud jubilaripere ja suurjuht Toomas, palju nende üleaegsete poolt osaõigustunde võis teile sünnipäeva puhul ja tahame soovida teile jätkuvasti seda teotahet siin, et sa lugesid enne suuri saalinumbreid, mida me kõik siin saavutanud oleme, aga ega palja tööga nagu ei tulegi sellised nii. See on ikkagi suuresti tänu ka Luunja kultuuri- ja vaba aja keskusele, kes hoolitseb meie hinge hea seisukorra eest. Kõike ilusat teile jätkuvasti ja aitäh meeldiva koostöö eest. Loodetavasti tulevikus saame hakata usinat koostööd tegema just ürituste vallas ja siinpool oleks üle anda üks väike abivahend, mis aitab kõigi üritustele ja nende õnnestumisele paremini kaasa. Meil on hea meel ühtede noorimate õnnitlejate poolt öelda teile edasi meiepoolsed üritused. Olge ikkagi tublid, et kultuuri oleks, et sporti oleks, et vuntsi oleks. Meie veel küll ei küüni teie vaatseini, meil läheb veel, aga meie enam üks ei tee, te olete vist umbes 10 korda vanemad. Ja meie kingitus on siis ka selline ajaloo hõngust kantud, võime teile pisut defitsiiti. Ja teine hea põhimõte on see, et kinkida tuleb alati seda, millest endal kasu oleks. Nii et me tuleme teile pärast küll. Mitte tulnud siin, kui noored toredate mõtete poolt soovime ka Kultuurimaale palju õnne. Meil on väga hea meel, et just võib-olla tänu sellele Luunja Kultuurimaale ja noortekeskusele oleme me tegelikult hakanud tegelema rohkem ka laiema sihtgrupiga. Et meil on väga hea meel, et me oleme saanud siin rohkem kui aasta aega noorte emadega kokku ja ka eakamate grupiga. Ja siin on meil mõned näited sellest, mida me oleme neile õpetanud ja mida me veel kavatseme teha ja kus saab ilmselt vahendeid juurde soetada.
tegelaste, 30-aastaste taguste tegelaste nimel tahan öelda mõne sõna. Aga need sõnad peab ütlema suurel laval, suure orkestri saatel. Täname kõiki, kes on seda kultuurivargu 30 aastat vedanud, andnud oma armastuse ja kire, et kultuur Luunjamaal õitseks. Olete hoidnud kõrgel laulupeotuld ja andnud tuld tagurlikkusele, nagu ütleme, tölpusele. Looja õnnistagu teie tegusid. Tänan, sõbrad. Ja ma teen teie eest nüüd sügava kummarduse ja mis aplaus, mis sellele järgneb, kuulub teile. Soovib veel keegi sõna? Noorsugu peab ennast karastama, et võita võitlus lääne pealest tungiva massikultuuriga. Võitlus sellest tihjaga ongi üks kultuurimaja olulistest väljakutsetest. Praegusel ülemaailmsel rahvaste rändamise ajal toetame Euroopa Liidu välispoliitikat solidaarsusega ja laulame kõik koos tuntud laulu Matkalaul. Nii, aga enne seal on need sõnad olemas, te võite kõik need kätte võtta. Et kuna noor bänd on tegelikult sisulises plaanis teinud ainult paar nädalat proovi, siis proovime kaasa laulda. Kätte küll, seljakotid selga. Nii. see oli nüüd väga lõbus tegelikult. Sellega on tegelikult meie piduri kahtlusosa läbi.
juba 1985. aastal mõisteti kultuurimaja ka siiani kahte väga olulist funktsiooni. Siduda kogukonda ja turundada meie sõbralikku valda. Liigume nüüd koos kapteni keldrisse, et kokku lüüa vahuveinipokaalid ning teha suu magusaks. Seejärel saab liigutada oma tantsujalgu populaarses estraadimuusika saatel, mida esitab ansambel Sept. Aitäh teile! Aga jah, kõik need varasemad, kõik need annule need. Sest Ei